Valitsuse otsus nimetada Matis Mäeker rahapesu andmebüroo juhiks ka järgmiseks 5 aastaks tekitas turuosaliste seas pahameelt. Miks see nii on? Kus läksid suusad risti ja miks valitsus vaatamata keerulisele olukorrale seesuguse otsuse langetas? Räägime Õhtulehe tegevtoimetaja Tannar Leitmaaga. Tervist! Tere! No rahapesu andmebüroo ehk Raabiga on sel teemal vägikaigast vedanud LHV. Te heidame pilgu juhtunusse, et räägime natuke selle tausta lahti, et miks see Matis Mäeker on nende jaoks siis nagu selline punane lipp? Tegelikult see teema minu jaoks on olnud hästi huvitav jälgida vist siin eelmises suvest saadik, sest see on kerinud järjest ja järjest, et kui rääkida erinevate pangajuhtide ja finantssektoris tegutsevate inimestega, siis LHV versus Raab on olnud selline avalik saladus ja kui eelmine aasta oli oht, või siis mitte oht on vale sõna, aga oli võimalus, et Mäeker hakkab siis Finantsinspektsiooni juhtima, mis on kraadi võrra kangem järelevalveorganisatsioon kui on Raab, siis tulid ju järjest siin õiguskantsleri analüüs, mis näitas, et Raabi päringud täitmisregistrisse ei ole korrektsed, sellele järgnesid seal vaidlused, trahvihoiatused ja kõik muud sellised, mis lõppes sellega, et Mäeker ei saanud Finantsinspektsiooni juhiks. Avalikult keegi ei ütle, et need kaks asja on nagu, kõik need asjad nagu on ühes puntras, mitte ametlikult öeldakse, et on ühes puntras küll. Aga nüüd siis on siis näha, et pärast seda otsust nimetatud uuesti Raabi juhiks ka Postimees ju kirjutab samal teemal ja see umbes sarnaste väidetega, mis tegelikult olid juba eelmisel aastal minu teada valmis, et kui Mäeker peaks tõesti FI juhiks saama, tuleks see nagu välja. Aga kus see probleem ise see on alati, on? Või räägime nagu lahti selle asja tuuma, et millest see probleem tekkis? Ma nagu ei oskagi täpselt nagu näppu panna, kus siin see õige tuum ja õiged asjad on. Eks see on selline järelevalve versus siis turuosalised, sama vaidlus on ju kohati ka näiteks advokaatide, prokuröride vahel. Aga kust need suusad risti läksid? Kust ta neid õigeid sissekandeid ei teinud? Täitmisregister, see on natukene Eesti valitsemise küsimus ka, et täitmisregister oli siis selline vahend, millega said järelevalveorganisatsioonid, MTA-d ehk Maksuamet ja politsei ja rahapesu andmebüroo tegelikult siis jälgida neile huvipakkuvate tegelaste panga väljavõtteid. Seda tehti koostöös pankadega, et see asi valmis saada ja siis ta hakkas, ma võin nüüd eksida äkki 4-5 aastat tagasi tööle. Aga nagu ikka Eestis juhtub, et teeme midagi valmis ja siis pärast vaatame, et loodame midagi pekki ei lähe, läks on ju selgus, et aastate jooksul ei reguleeritud seda õiguslikult ära, seda täitmisregistrit. Et see on nagu hästi huvitav nagu paradoks selle kogu teema puhul, et pangad ja finantsasutused ütlevad, et kui nemad midagi teevad ja nad küsivad tihtilugu Finantsinspektsioonilt või Raabilt järgi, et kas me teeme õigesti, kas me saame seadusest õigesti aru, kas see on nüüd, kas nii tohib, siis vastust väga selgelt ei tule. Aga kui pärast selgub, et sa eksisid ja tegid midagi nagu seadusega vastuolus, siis hoia piip ja prillid, siis oled ikkagi sellise litaka, et nagu on saadud. Nüüd siis Raabi puhul õiguskantsler ütles, et niimoodi ei tohi teha, Raab ei tohi neid päringuid esitada selliselt, et pole põhjendatud, miks nad esitavad, miks nad näiteks, mind ma ei tea, kas on jälgitud, ma ei usu, mul nagu nii midagi liigu seal on ju, et aga kui ka inimene ei tea, et tema kohta jälgimist tehakse, et see ei ole õiguslikult nagu korrektne. Ehk siis oma tahtsi nad võivad jälgida kelle tahes teoreetiliselt küll, jah, nad väidavad, et vaatasid ikkagi nagu põhjusega, aga seda ei saa kontrollida, selles ongi probleem, et kui sul on riigi järelevalveasutus, kes saab vaadata, neid juhtumeid on olnud ka politseis omal ajal, või suvaline näide Edgar Savisaar ajal oli ju, kui ta haiglas oli, selgus ka, et seal arstid võisid vaadata inimeste haiguslugust ja nii edasi, et sa ei tohi anda nagu nii laia pintsliga nagu relva kellegi kätte, kui pole järelevalvet. Aga kui oleks olnud samasugune probleem pangas, näiteks, et panga juht teab, et asi on ebaseaduslik ja jätkab seda tegemist ka edaspidi, siis tõenäoliselt ta poleks saanud enam järelevalveorganisatsioonide luba jätkata pangajuhina, vähemalt selles ametis mitte, et see on nagu kirjas. Aga nüüd Raab justkui on käitunud ebaõiglaselt või ebaseaduslikult ja nüüd ta selle juht võib jätkata endiselt tegevust. Et see on selline
õiguslik paradoks, aga kus need suusad risti läksid, sellest räägitakse muidugi, tihtilugu ongi niimoodi, et see, kes järele valvab, see ei meeldi nendele, keda järele valvatakse, aga suusad vist läksid risti siis, kui kunagi oli olnud, oli Raab kirjutanud LHV-le ette trahvi, võimalik, et see oli vist 300 000, et nad on rikkunud kuidagi sanktsioone või lasknud siis kliendil sanktsioonides mööda hiilida. LHV kaebas selle kohtusse, öeldi sealt, et Raab eksis. Raab kirjutas selle peale aastaraamatus, et nad eksinud midagi, kohus siis ei saa aru asjadest. Ja sealt siis korraga läks asi, juba nagu tihtilugu öeldakse, et poliitikas on kõik inimsuhted, siis tundub, et Eestis on üldse kõik inimsuhted, et tekkis ka olukord, kus ilmselt enam ei saadud seda džinni pudelisse tagasi, kuule, nüüd räägime asjad selgeks ja lähme asjaga edasi, sellepärast, et kuskilt kahtlustatakse või eeldatakse, et teine osapool tahab nagu kõige halvemat nagu isiklikult ja võib-olla tahavadki. Kas LHV on praegu ainus, kes on nagu valjuhäälselt, ütleme siis rahulolematust avaldanud, et on Mäeker ja LHV vaheline konflikt muutunud kuidagi isiklikuks, nagu sa just mainisid, et sa tegid intervjuu LHV panga vastavuskontrolli juhi Ants Soonega ning küsisid otse, et kas nii-öelda mõistliku leppimise koht on möödas? Jah, et nüüd ei taha enam kumbki pool järele anda või mis see moment on? Ega on ka ju siin olnud erinevaid advokaadibüroosid näiteks, ega seda on ka prokuratuuris öeldud, et valgekraaline kuritegevus, et seal nagu tahetakse tihtilugu järelevalvet ja õigusorganite seda võimekust piirata, sellepärast, et ettevõtluses ikka tahavad olla võimalikult vaba, on ju. Et see on nagu selline õigusorganite poolne nagu nägemus, et tahetakse teha midagi halba, sellepärast tahetakse meil seda nagu võimekust vähemaks tõmmata. Teiselt poolt jällegi on see, et kui sa arvad, et kogu aeg me kõik teeme kõik halvasti, siis nagu natukene ka viga kuskil on ju, et ma ei oskagi öelda, et LHV on see, kes nagu on vist kõige häälekam, kõige suurem sellest, kontrollimatult ma seda väita ei saa, aga ega tõenäoliselt ka see õiguskantsleri poole tulnud anonüümne pöördumine ei tulnud sinna kogemata, on ju. Et neid advokaadibüroosid on ka, kelle jaoks on Raab olnud siin pikalt liiga suurte õigustega, aga ju näiteks, kui siin oli Kihlveo hasartmänguseaduse muudatus, siis oli just see Raabi võimekuse või siis Raabi soovide piiramine oli hästi oluline mingite teatud advokaadibüroode jaoks, et see Raab sellisena ei meeldi väga ühelegi turuosalisele. Swedbank, SEB on nagu suured pangad, neile nagu Rootsi teeb kõik, nemad on siin, teevad vaikselt oma asju. LHV proovib võib-olla natuke rohkem ja siis on veel terve hulk nagu neid fintech ettevõtteid, kes tahaksidki, et Eestis oleks võimalikult lihtne, lahe ja tore, aga tihtilugu nagu meil siin juhtunud on, pärast selgub, et mingid asjad on jäänud tähelepanuta ja siis otsime süüdlast. Aga kes teostab järelevalvet Raabi tegevuse üle, et praegu tundub jääb mulje, et ka õiguskantsleri otsusest on justkui üle sõidetud? Seda vaidlust on seal olnud, et õiguskantsler saab valesti aru, on väidetud. Raab on Rahandusministeeriumi all. Täitmisregistri oleks pidanud korrektseks tegema Justiitsministeerium. Ja kui Raab esitab neid päringuid, siis ma nüüd mälu järgi öeldes vist Raab ise jälgib, et kõik oleks korrektne, mis on selline ka natukene selline veidike paradoksaalne olukord, et aga jah, see kogu see jama sai alguse minu arust hästi, see tüli on nüüd tagajärg suuresti, aga kogu see jama täitmisregistri üle sai alguse sellisest lihtsast Eesti olukorrast, et mulle ühe teise panga juhtkonnast öeldi kunagi kirjeldada seda, et nad käisid täitmisregistri alguses saadik Justiitsministeeriumis rääkimas ministritele, et kuulge, et väga tore, et te siin töötab ja kõik, aga näeb, peaks seaduseks tegema. Justiitsminister ütles, et jah, väga hea, teeme. Läks 2 kuud mööda, tuli uus justiitsminister. Mind jälle talle rääkima, et kuule, et eelmisega rääkisime, et jah, teeme. Tuli uus justiitsminister ja nüüd on olukord siis selline, et kõik tülitsevad minagi. Ma ütlen täitsa ausalt, et mida rohkem ma olen selle teema kohta kuulnud, ma ei saa enam üldse aru, kes siin täpselt süüdi on. Võib-olla ei olegi keegi süüdi, äkki see on lihtsalt selline nagu... Kas läbipaistvust on vähe?
usaldust ei ole ja see hirm on ka muidugi ju igal pool, et nagu noh, jumala eest ei tohi eksida, mis võib-olla on ka õige, aga nagu noh, ega meie nõuame ju ka, et kui noh, selles mõttes on jumala õige nagu märkus, mida on öeldud, et kui Raab tahaks või ükskõik politsei tahaks midagi rohkem jälgida, kaameraid kuhugi panna, siis meie ütleme, et jälgimisühiskond ja ei tohi ja jumala eest mitte, aga kui sellest kaamerast oleks olnud abi, et näiteks mingi pätt kätte saada, siis me kohe karjume jällegi, et aga kus oli politsei silmad just, et see ongi selline hästi nagu huvitav olukord, kus noh, sellised konfliktid tekivadki ka väga selliselt tunnetuslikult, et kas me peaksime jälgima mingeid asju, kas peaks olema nagu noh, kas peaks olema niimoodi, et ma võin minna põhimõtteliselt silmad kinni kuhugi poole, mitte midagi minuga ei juhtu, või peaks olema ka mingisugune vabadus jäetud, aga siis on ka oht, et nagu noh, midagi võib juhtuda. Et siin on selline hästi tunnetuslik küsimus, aga jah, see lõpuks on siin inimsuhteid, kus ei suudeta enam, ei usaldata üksteist, on kas või see, et kas tahetakse, et oleks järelevalve Eestis nõrgem pahatahtlikult, ma ei usu, et LHV seda tahab, aga kindlasti turuosalisi on. Aga mis selle olukorra lahendaks või mis see probleem praegu on, kas siis ongi ikkagi need puudulikud regulatsioonid või see, et Raab võib tegutseda siis hetkel ütleme nagu riik riigis, et PPA-le, MTA-le kehtivad ühed reeglid ja nemad võivad neile siis vilistada või... PPA-l ja MTA-l on vist nagu keeruline, on täpsemalt seadus paika pandud, eks Raab on ka suhteliselt uus asutus, et noh, siin ilmselt jah ongi, et peab asjad nagu korda tegema ja siis edasi vaatama, et noh, meil on siin, see on ka hästi huvitav, mida ma olen poliitikute käest küsinud, et kui öeldakse, et tehke mingi seadus korda, ei ole ju raske, siis tegelikult on päris keeruline küll, sellepärast, et see rägastik, millega mingid asjad seotud on, see on nagu suhteliselt keeruliseks muutunud ja nagu me siin näeme järjest, oli ka ju see samuti Rahandusministeeriumist komisjonist läbi käinud hasartmänguseadus, et tahame teha parimat, aga lõpuks läheb ikka pekki ja lõpuks leitakse keegi, keda risti lüüa, et noh, mitte keegi ei taha see olla ja selles mõttes ma saan Matis Mäekerist aru, et kui meil tuleks rahapesuga mingi jama, siis oleks tema seks risti löödaks. Samal ajal, noh, ma saan ka pangast aru, et sa ei taha ka, et sul keegi käiks seal pangasaladust ohustamas, et meil võib tulla keegi siit kuskilt mingist ametist ja vaadata kõik sinu tegevusi, et selles mõttes on täiesti nagu inimlikult, ma saan kõikidest osapooltest aru. Kuidas seda lahendada? Ma ei tea. Aga ma olen ajakirjanik, ma ei oska öelda, ma oskan öelda, et tehtagu ja lahendatagu, aga kuidas seda ma tõesti ei tea. Aga mis see tunnetuslikult sinu isiklik hinnang oleks, et kui seal Matis Mäekeri asemel oleks keegi teine Raabi juhiks määratud, kas siis oleks LHV vastuseis kuidagi ära läinud või oleks see sama konflikt tekkinud ikkagi uue inimesega sellepärast, et mingid regulatsioonid on puudulikud? Ma usun, et siin antud hetkel on väga tugevalt seotud see ikkagi Matis Mäekeri isikuga. Et just see sama, ja see ongi kõige keerulisem, et esiteks rahapesu tõkestamisel ei ole Eestis väga palju eksperte, Mäeker on väga palju kiita saanud Moneyvalist ja krüptoturu korrigeerimisest ja nii edasi. Et ta kindlasti on nagu enda valdkonnas väga-väga hea, aga noh, mul on tunne, et praegu kogu see kajastus, noh, mina tegin intervjuu, Postimehes on siin mitu lugu olnud, et see tegelikult on otseselt seotud Mäekeri isikuga. Noh, siis lõpetuseks ongi ainult öelda, et tehtagu siis midagi. Midagi, jah, täpselt. Ei, see on nagu igal pool, et tehtagu, lahendatagu, aga ma ei tea, kuidas. Tannar Leitmaa, ma tänan sind selle intervjuu eest ja ma tänan ka teid, head vaatajad. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify'st. Mina kohtun teiega taas, aga ikka järgmisel reedel Õhtulehe stuudios.